Käes on detsember ja mida see tähendab? See tähendab seda, et esmalt võib vuntsid ära lõigata. Küll aga see tähendab seda, et autodel peavad all olema talverattad. Ja täna, kus on detsembri algus, on igal pool järjekorrad, eriti on keeruline veel matkabussidega, sest nad on rasked, nad ei mahu igale poole sisse. Ja kuidas seda ise teha? Eriti lihtne on seda ise teha, kui autol on hüdraulilised tugijalad. Ja täna siis näitamegi, kuidas hüdrauliliste tugijalgadega oma vahenditega vaja seda vahetada, kuidas töö käigus millele tähelepanu pöörata, laagrid, klotsid, kettad, et oleks ikkagi ohutu talv ka üle veeta. Ja nüüd ongi see koht, et võtame ära need ilusad suured suveväljed ja ma panen tööriided selga ja teeme selle ära. Ja siin ma nüüd siis olen ja õues on hämaramaks läinud ja mitte sellepärast, et ma riidid oleks kaua otsinud, aga juhtus siuke äge lugu, et tuli klient, kes soovis tellida sõidukit ja just nimelt matkasõidukit, nii et loodetavasti me siin järgmine nädal saame juba midagi ägedat teile näidata, sest masin on huvitav, mis telliti. Küll aga nüüd jah, hakkame pihta ja tõstame auto üles ja vahetame rattad ära. Ja nüüd, kus on üles tõstetud, siis esimene asi, et kuna sellel autol on veel plantsid, siis veenduda, et kas plantsid on kinni ja kas rattalaager ei loksu, et lihtsalt teha paar liigutust, on kõik korras, et nii kui mingi nõks sees, see ei ole õige. Aga võtame ratta ära, vaatame veel ketast ja klotsi ka. Nii kiiresti see läkski, et eks pärast kaamerameest saab vaadata, palju minuteid tuli ja päris Ott Tänak kindlasti ei ole, aga need pole ka võrreldavad. Ja tegelikult ega sellega nüüd asi ei ole veel piirdunud, et rattad on praegu kergelt kinni keeratud, laseme alla. Teadlikult kasutasime ristvõtit, kuigi meil autokeskusel on olemas nii akudega kui õhuga, aga et näidata lihtsalt, et kodus saab teha, aga mida võib-olla igal ühel kodus ei ole, on Newton meeter. Keerame sellega üle õige tugevusega ja mis me ka teil soovitame, et minna siis kuskilt läbi, laenata seda Newton-meetrit vingutada või siis sõita 50-100 kilomeetrit ja kontrollida uuesti üle kinnitada, et nad oleksid ikkagi turvaliselt kinni ja sõidu ajal lahti ei tuleks. Ja nüüd on auto rattad vastu maad lastud, nüüd on õige hetk pingutamiseks siis Newton-meeter. Siit tuleb õige tugevust peale keerata, see sõltub muidugi vastavalt auto mudelist, märgist, kaalust, et see vaadake ennem järgi. Aga keerame kinni ja nii lihtne ta ongi, et vahepeal läks aeg nii palju edasi, et tuled läksid põlema, aga sellest ei ole midagi, nii et täna õhtul võib turvaliselt juba naelrehvidega sõita.